ma olen need mõistmise asjad nagu minevikus ära teinud, aga täna ma ei näe sellel üldse nagu väärtust ega tähtsust, sest see mõistmine loob nagu intellektuaalset sükest müra juurde, et siis kui inimene käib näiteks psühhoteraapias ja saab väga selgelt teada, et muga juhtus see ja siis ta käib veel eelmise elu, ma räägin endast, ma olen see inimene olnud, siis käid eelmise elu teraapias ja siis sa teed veel need psühhedeelikume ja siis sa näed nagu, issand, kui palju mul on nagu, kõik on nii põhjendatud, et mul seda turvatunnet ei ole. Aga see, et ma mõistan, ei tähenda, et mul on turvatunne. See mõistmine ei too turvatunnet. See võib olla nagu omakordna nagu lõks, kus jääd ohvrisse kinni. Mina olen nagu olnud ka ohvris. Ehk kogu fookus on praegu see, et see tähendab, et sa ei peaks neid asju tegema. See on omakorda nagu, see ei lahenda lihtsalt midagi ära, aga ta on nagu tore tegevus, ta on nagu meelelahutus. Aga ehk turvatunde, ehk mina töötan ikkagi turvatunde puudusega. Ehk kogen seda. Aga mõistmisel on koht teiste inimeste puhul, et mõista neid inimesi, kes mulle tegid haiget minevikus, kus see turvatunne on kaduma läinud. Aga ka seal ei saa minu kogemuse ennem kedagi mõista, kui ma olen nad täielikult hukka mõistnud. Mõistmise eelduseks on hukka mõist. Andestuse eelduseks on viha. Ehk sa pead täielikult oma peas võtma vastu kõik selle, mis on inetu teiste inimeste suunas, et saaks tulla ilus.